vabadussõjalasi loetakse Eesti fašistideks niimoodi, tsiteerin jälle. See ei ole õige, on tarvis tunda eestlaste psühholoogiat, et aru saada, siin on fašism mõttetu, Eesti rahvas armastab vabadust, tema ei alistu diktatuurile, meie ei ole fašistid, meie ei tunnista juhi põhimõtted. Nii jääme meie demokraatideks, aga omal viisil. Meie tunnustame parteide olemasolu riiklikus seadusandlikus asutuses. Ja erinevalt natsidest eirati ka ühte juhti, kohati siis lausa demonstratiivselt, et vaadake, et selle Larka seadmine siis vabadussõjalaste ametlikuks juhiks ja ka vabadussõjalaste presidendikandidaadiks oli ka nagu demonstratsioon selles mõttes, et Larka oli nagu tuntud selline pehme isik, et kelles siis oleks diktaatorit arvata väga raske. Ja siis Sirk jälle tsiteerin Sirku, Jumal hoidku meid diktaatorlike kalduvustega riigi vanema eest. Meie ei tunnista juhi põhimõtet, meile ei ole tarvis ei Hitlerit ega Mussolinit. Nüüd natside üheks selliseks põhiliseks ideoloogiliseks komponendiks oli teatavasti antisemitism ja kui palju seda siis vabadussõjalastel oli, vastus on, et oli tunda. Et oli tunda, et ei saa väita, et ta oleks täielikult puudunud. Aga ta, ütleme, tolle aja Euroopa poliitiline foon oligi märksa juutide vaenulikum kui tänane foon, mis on ju tegelikult vastupidise märgiga, eks ole. Et sellest foonist oli nüüd see vabadussõjalaste nii-öelda antisemitism vaevalt suurem ja muidugi teravuselt täiesti võrrandamatu natside antisemitismiga. Et vabadussõjalaste sponsorite hulgas oli ka siis juute. Natside puhul oleks mõeldamatu. Nii, aga need süüdistused on igatahes väga. Ja edasi veel, et vabadussõjalastel ei esinenud ka selliste saksa natsidele omast rassismi. Natsistlik ideoloogia teatavasti teeb ju selliseid rahvaste pingeridasid, eks ole. Et siis vabadussõjalased midagi taolist teinud. Ja eestlasi peeti omapärasteks, mitte ülimuslikeks. Aga need süüdistused on ikkagi väga visad ja püsivad ka osad üldkäsitlustest ja õpikutest ka praegu ja on tõenäoline, et nende ideoloogia küsimuste üle jäädaksegi vaidlema, sest nagu alguses ütlesin, see vabadussõjalaste liikumine oli väga heterogeenne ja kui te tahate nagu leida selliseid tsitaate vabadussõjalaste ajakirjandusest, mis tunnistaksid nende lähedust fašismile, siis te kindlasti neid ka leiate. Aga vaatame edasi järgmist väga levinud klišeed, et vabadussõjalased olid vägivaldsed. Vaadati, et isegi selles seriaalis Tuulepealne maa esinevad need vabadussõjalased kuidagi säärsaabastes ja kvalifeedes ja on niisuguse meestena, kes peavad kusagil metsa all oma koosolekuid ja plaanivad hauvad kurja nõu. See vabadussõjalaste süüdistamine siis selles vägivallas pärines ikka jälle sotsialistidelt ja kommunistidelt ja 30 aastate Nõukogude Liidu ajakirjandusest ja kandus loomulikult üle siis Eesti NSV ajalookirjandusse. Toon ühe näite 27. juulil 1933 aasta Rahvasõna sotsialistide ajaleht kirjutab niimoodi. See on kaikameestel juba otsustatud küsimus, et võimu oma kätte haarates otsekohe pannakse toime üldine veresaad kogu maa. Õudne on õhtuti astuda liiruumidesse. Seal käib sellist rahvast, kelle näoilme röövib sul kogu ööks unerahu. Ja sellel vastukaaluks siis Sirk kinnitab jälle oma intervjuus, et moraalne või füüsiline terror Eestis ei ole mõeldav ja meie oleme tema vastased. Meie ei või enesele lubada kontsentratsioonilaagreid, see oleks meie põhiseadus vastane. Nii, vabadussõjalaste paramilitaarsed üksused, need samad säärsaabastes mehed, need olid olemas, aga nad olid väikese arvulised, jälle täiesti arvukuselt täiesti NSDAP-ga võrreldamatud ja tegelikult nad formeeriti vastuseks siis sotsialistide provokatsioonile tappa vabadussõjalaste päeval. Sotsialistidel olid need paramilitaarsed üksused olemas juba
1930. aastast alates vabadussõjalastel tekkis see korrapidaja üksus siis 1932. aastal. Sotsialistidel oli tegelikult 2 sellist paramilitaarset struktuuri veel, need olid siis kõigepealt sotsialistlikud võimlemisrühmad ja siis noorvalvurid tütarlapsed ja noorvalvurid poisslapsed. Aga kahtlemata oli vabadussõjalaste ajakirjanduse toon kohati üsna nagu selline käre, vihane, ehkki nagu kuidagi, kui teda nagu rahvasõnaga võrrelda, siis ma arvan, et rahvasõna toon oli, kuidas öelda, nagu vihasem ja vägivaldsem siiski kui võitluse oma, aga ja võitluse oma oli selline veel kuidagi nagu selline, sellise poliitilise jõu oma, kes on ikkagi võiduteel, ta oli niisugune enesekindel ja niimoodi nagu irooniline. Ja veel ühe uudse asja võiks siin kohale välja tuua, mis pole küll vaidlusuvett, aga nimelt on suuremas osas ajakirjanduses seni väidetud, et vabadussõjalaste vastase propaganda põhiväited tulid siis Pätsi režiimi ajast, tegelikult ma võin täitsa kindlalt kohe kinnitada, et nad olid varasemast ajast, need põhiväited tulid kas Nõukogude Liidu kommunistitelt või Eesti siis vasakpoolsetelt. Ja julgen väita, et ka Eesti sotsialistide roll siis selles vabadussõjalaste vastases riigipöördes oli märksa suurem kui seni arvatud ja loodan seda ka tõestada. Nii, nüüd võib-olla kõige suurem asi, mis on siis vaieldav, on see Artur Sirgi surma küsimus. Hiljuti või paar aastat tagasi ilmunud Heinold Okase raamatus oletatakse, et Sirgu tapsid siis Eesti poliitilise politsei agendid Rõivas, Valdosaar ja Voik ja seda väidetakse siis väidetavasti poliitilise politsei vabadussõjalaste meelsete ametnike teadva põhjal, et see oleks nagu poliitilisest politseist välja imbunud, et see, et poliitilises politseis võis olla vabadussõjalaste meelseid ametnikke, see ei ole välistatud. Nii, ja et need 3 tegelast siis tapsid Sirgu ja samal ajal olevat olnud Euroopasse saadetud ka siis sõjavägede staabi poolt major Kristjan ja kolonel Saasen, kes siis jõudsid Tallinna pärast Sirgu surma. Ja kui nüüd nõukogulased pärast 1940. aasta pööret korjasid kokku kõikide Eesti kodanike välispassid, siis nende hulgas olnud ka siis Eesti poliitilise politsei assistendi Rõivase välispass ja sellel olevat olnud näha siis Luksemburgi sisse- ja väljasõidu viisad nagu sellel kuupäeval siis, kus Sirg hukkus või selles vahemikus. Sirgu hukkumine jäi sinna vahemikku. Niisiis, oletame, kui selle Rõivase välispassis tõepoolest need templid olid, siis ta järelikult pidi liikuma oma nime all. Aga nüüd Tallinna Riigiarhiivis on siis need üle piiri liikumise toimikud olemas ja ühe mina nendest vaatasin läbi, selle 1937. aasta oma. Ja seal ei ole ei Rõivase, Valdosaare ega Voiki nimesid, küll aga Saasen tõepoolest liikus ja tema läks siis läbi Valga piiripunkti 31. juulil ja tuli tagasi 3. augustil. Sirg saatuslik aknasse väljakukkumine toimus siis Luksemburgis Echternachis samal 31. juulil kella 10 paika õhtul, seega Saasen vaevalt kuidagi samal päeval sinna Luksemburgi oleks saanud jõuda. Et see ei ole usutav, kui ta ei oleks Lätist just mingi lennukiga põrda. Ja teisi, ja Saasene liikumises iseenesest midagi imelikku ei ole, sest ta oli tollal Eesti sõjaväe atassee Lätis ja Leedus. Nii. Nüüd, iseenesest seega ei tõesta mitte midagi, et neid teisi isikuid, nagu siis üle piiri liikujate hulgas fikseeritud ei ole. Tegelikult see on üks paarkümmend toimikut, mis tuleks kõik üle vaadata, selleks läks paar nädalat aega. Aga ikkagi, kui ka seal nendes toimikutes neid nimesid ei ole, et siis see ka iseenesest veel ei tõesta, siis nad võisid ju üle Eesti piiri minnes välispassiga ja Luksemburgi siseneda siis nagu oma passiga, teoreetiliselt. Nii. Me tegime siis päringu Luksemburgi riigiarhiivi. Et kui need templid seal sees on, et siis nad peaksid olema Luksemburgis siis
dokumentides kirjas kui piiriületajad või viisataotlejad. Ja Luksemburgis tuli siis vastus, et ainus Eesti kodanik, kes on üleüldse kahe maailmasõja vahel viisat taotlenud, on üks tundmatu isik, 1939. aastal, mul ei ole seda nime meeles. Et järelikult see ka ei tähenda midagi. Selles mõttes, et Sirk ju ometi Luksemburgis oli, et seda ei saa kuidagi eitada, eks ole. Ja ta ei olnud seal ka kindlasti illegaalselt, järelikult see Luksemburgi register ei näita seda, üleüldse ei näita nende eestlaste liikumist. Mis siis võib omakorda olla põhjustatud sellest, et nad võisid selle viisaga kusagil mujal saada või minna, ütleme, Prantsuse või Belgia või Hollandi viisaga sinna Luksemburgi. Et teoreetiliselt tuleks siis teha need uuringud nagu siis Prantsusmaal, Belgias, Hollandis ja uuesti Luksemburgis ära ja vaadata need Eesti Riigiarhiivi toimikud ka üle, aga et siis võib-olla saaks mingisuguse vastuse anda, aga mina ise pole seda uuringut teinud siiamaani nagu midagi eeskätt ajakondustamatu, aga teiseks ma ei usu ka sellesse tulemust, ütlen ausalt. Et ma jääksin ikkagi selle oma arvamuse juurde, et Sirgu surmaga Pätsi režiim pigem seotud ei olnud. Et näiteks ma Moskvas lugesin selle Nõukogude Liidu saadiku Ustinovi 35. aasta ettekandest sellise teate, mis pärines siis Päevalehe toimetaja Tammeri käest. Ja ütlen uuesti, et see 1935, eks ole, Sirk hukkus 1937. Ja see teade on siis selline, Tammer rääkis, et Artur Sirk põeb jälitusmaaniat ja on füüsiliselt haige. Ja kui nüüd see info oleks tulnud pärast tema hukkumist, eks ole, et siis oleks olnud nagu kahtlane, et keegi nagu loob seda. Aga ta tuli 2 aastat enne. Nii et, ja see jälitusmaania, mida siis Sirk olevat põdenud, et see leiab siiski ka mujal ka kajastamist mõne tema koolilinna mälestustes. Ja mis siis mina nagu niimoodi võiksin arvata, et ta 37. aastal võis siis Sirk olla ikkagi väga suures depressioonis, vaadake nende sündmuste pärast, mis siin Eestis juhtus, et kus kõik tema sõbrad, kolleegid olid siis vangis ja talle võis tunduda, et see Eesti rahva poolehoid on kadunud, mis oli õige, et see võib tekitada sellise, süvendada ka jälitusmaaniat ja peale selle oli Sirk vaevatud siis sellest seljavigastusest, mida ta siis juba vabadussõjas oli saanud. Et ega see ka tal nagu kerge ei olnud. Ja Sirgu raamatu kirjastumisläbirääkimised ka, seal on väidetavasti mingi 2000 leheküljeline raamat, mille käsikiri on siis kaotsi läinud, et see oleks täielik pomm, kui see käsikiri üles leitaks. Et igatahes selle kirjastamisläbirääkimised ei läinud ka edukalt ja lisaks ta pidi ennast tundma ka üsna tagaaetuna, sest oli Soomest pidanud ära põgenema pärast 35. aasta vabadussõjalaste juhtide mässukatse või võimuhaaramiskatse paljastamist ja nende arreteerimist, aga siis Rootsi ja Saksamaa ja Itaalia talle elamisluba ei andnud. Nii palju siis nagu sõpradest fašistidest. Saksamaa ja Itaalia ei andnud talle elamisluba. Ja Saksamaa ei andnud Sirgule isegi transiitviisat sõiduks Šveitsi. Ja psühholoogiliselt on usutav, et see pidi kõik tema kaaluvus selleks jälitusmaaniale kõvasti soodustama. Ja minule ei tundu ebaloogiline või tundub loogiline, et selles olukorras võib ikkagi olla, et ta kujutada vaenlaste eest põgenedes ise aknast alla hüppas. Ja lisaks on, ütleme, psühholoogiliselt mul on raske uskuda seda, et Päts oleks tahtnud 37. aastal Sirku hävitada. Päts ei olnud selline kätte, ta on pragmaatiline. Et ta võis kellega suvaliselt kokku leppida, et ta ei olnud nagu mingisugune Stalin, kes jälitas neid valgekaartlasi üle maailma ja pani sinna tohutut ressurssi lihtsalt selleks, et kätte maksta. Päts nagu selline tüüp ei olnud.